Spike SR on Kaitseväe ja Kaitseliidu relvastuses olev tankitõrje rakett, ülalt lastav, kergekaaluline, varustatud tandem lõhkepeaga ja kasutab lase- ja unustusüsteemi. See tähendab, et laske võib kohe varjuda, ei pea raketti jälgima. Laseb üks operaator ja temast suurt midagi järgi ei jää, ainult kanister, mille sees rakett asub, aku ja juhtpult. Seetõttu on ta päris kergekaaluline, et 10,2 kilo kõigest ja soomusläbistavus väidetavalt 700 mm. Temaga võib hävitada nii vastase tanki kui ka punkreid. Lõhkepea aktiveerub umbes 50 meetri kaugusel ja raketi sihikuliseks laskekauguseks antakse umbes 2 kilomeetrit. Rakett kindlasti ise lendab kaugemale, et tema ohuala on 5 kilomeetrit. Eestis on koolitatud siis ka tootjatehase Rafali poolt instruktorid, kes on koolitanud ka Kaitseliidu tegevväelasi kui ka vabatahtlikke. Kuna raketisüsteem on lahingukompanii relvastuses, siis on mõistlik, et kõik lahingukompanii liikmed seda relva tunnevad, sest ei tea kunagi, kunas see endale kätte võib sattuda ja on vaja kasutada. Et relv on ise väga lihtsa esitusega, et sellised algtõed ja raketi väljalaskmise tarkuse saab kätte paari tunniga. Raketi jaoliikme väljaõppe kestab paar päeva ja raketi instruktori väljaõppe võib-olla paar nädala lõppu. Ja süsteem on võimeline raketi välja laskma alla 10 sekundi kindlasti. Raketi lennuaeg on sihtmärgini maksimaalselt kuskil 9 sekundit, seega ütleme, et 20 sekundi jooksul on võimalik sihtmärk hävitada. Teete lase! Täna toimusid siis Spike SR laskmised, ehk siis Kaitseliit koos Kaitseväe üksustega. Lasime oma selle aasta normid ära ja saime siis esimest korda Spike SR tankitõrje relva siis kasutada. Tegemist ongi siis lase ja unusta relvasüsteemiga, ehk siis tuleb sihtmärk ära lukustada, saada termopilt, näiteks kaamera silma ette ja pärast raketi väljalaskmist siis rakett suudab ise ka liikuvale sihtmärgile kohale minna ja hävitada. See relv on väga kerge, circa 10 kilo on see lahingrakett. Teiseks, temaga saab selle sihtmärgi lukustada või lasu teha hästi kiiresti, võrreldes sarnasega näiteks Javelini tankitõrjesüsteemiga. Täna ongi siin Kaitseliidu koosseisu, osas on kõik Kaitseliidu iga ringkonna Spike SR instruktorid, kes siis aasta alguses läbisid instruktori koolitus antud relvale. Ja siin eelnevate paari kuuga oleme siis oma kompaniides malevates seda väljaõpet läbi viinud ja täna siis 4 õnnelikku kaitseliitlast said siis need lasud ära teha reaalse relvaga. Tähelepanu! Teete lase!